No tere hommikust, käes on esmaspäeva hommik, käib pakkimine. Pakkisin just enda ratta siia ära ja kuna mul vend tuleb ka võistlustele kaasa, siis support tiimile võtsin maastikuratta kaasa. Kuna ma lähen mööda maad ja autoga, seda suurem võimalus on mul endal rohkem asju kaasa võtta ja et ei tekiks võistlustel probleeme, et näiteks midagi sul ei ole või midagi on puudu. Et paned igaks juhuks kaasa, sul on olemas ja sellest juba täiesti piisab. Siinkohal tahakski ära tänada Vinni Valda, kes mulle sellise vägeva minikaubiku andsid, et Peugeot Expert Traveler. Ma usun, et sellega on päris vahva minna Taani ja kindlasti ka mugav. Suur aitäh teile, et te panustasite minu võistlus siis minekusse. Aitäh! Räägin kiirelt, mis siis tehtud on. No ütleme niimoodi, et tänasel päeval aeg loeb ja kõik asjad peab olema planeeritud õigel ajal. Pakkisin auto ära, tulin nüüd kohe Rakveresse ujuma. Aga spa põhimõtteliselt. Uju kus tahad, kõik rajad on vaba, võid ka raja alt läbi ujuda, kui tahad. Et selles mõttes väga tore, et saab üks ujuda. Kava on lihtne, 3,5 kilomeetrit, et ega me see nädal rohkem suurt mingit trenni ei tee, pigem hoiame seda toonustame ikka kiirust ja head enesetunnet, mis siin ikka. Panen priilt pähe ja tšau paka! Aeg on juba sellel maal, et olen jõudnud sadamasse. Ujumine läks kiiresti, 3,5 kilomeetrit ja 55 minutit. Ega siin ongi ainult vaja oodata natukene, siis saame laevale, pargime auto ära, saan kajuti kätt. Siis on ainult laevale sõit Rootsi ja sealt juba edasi autoga mõned tunnid sõita ja olengi juba sihtpunktis, et seal vahepeal isegi peaks tulema ka üks praamisõit nii-öelda Rootsist Taani. Ootan põnevusega, milline see teekond tuleb ja kindlasti toon ka teieni neid vahva klippe sealt teistest riikidest. Hei, teen sõitmisest väikse pausi. Ütleb niimoodi, et päris soe on sõita. Päike paistab. Auto näitas, et õues on 23-24 kraadi sooja. Palav on ja kliimaga ei taha ka sõita, sest muidu võib haigiks jääda. Tuleb lihtsalt ära kannatada see väike 6-7 tunnine autosõit ja varsti olengi kohal. Teen pausi Mäkis, miks Mäk, sest seal on toidud kindlad. Selles mõttes, et tead, mis seal pakutakse ja ma ei pea midagi välja hakkama mõtlema, et kus ma midagi söön. Et võtan siin sellise väikse kergeine, burgerkanaga ja väiksed nugetid juurde ja ongi kõht täis. Hakkan sööma ja te vaadake videot edasi. Umbes 660 kilomeetrit hiljem olen jõudnud siis Helsingborgi sadamasse. See on umbes sarnane, mis meil kodumaal on Muhu ja Mandri vahel. Ja 20 minutit sõidab praamisõit, siis olen juba Taanis ja sealt on ainult kiviga visata sinna majutuskohta, kus ma elan. Siuke vahva seiklus siin tänasel päeval ja vaatame õhtul, et teeme väikse treeningu ka, aga eks see selgub koha peal, kas jooksen või sõidan ratast. Et kõik sõltub sellest, kui kiiresti ma tegutsen. Ja praamiga isegi vedas niimoodi, et sõitsin otse sadamasse, ootasin paar minutit ja olingi ju praami peal. Et otseselt ma mingit ajagraafikut ei vaadanud, mis kell praam läheb, nii et lihtsalt tulin sadamasse, sain kohe peale ja saan kohe edasi liikuda. Vot.
Eilne õhtu selles mõttes läks kiiresti, et tegin õhtul kerge sörgi, siis siukse suurema söögi ja natuke timmisin ratast, et täna saaksin sellega siis sõita. Mis uuendusi ma sisse siis tein, oli see, et ma vahetasin oma pulgad ära, aerobaarid siis, et ostsin pikemad ja nüüd siin täna olen sõitnud sellega juba siuke 50 minutit ja tunduvalt mugavam on võrreldes varasematega. Taani ise on väga ilus koht, et praegugi olen siin mere ääres ja meil tegelikult rada kulgebki siit mere ääres. Ütleme niimoodi, et kui tuult ei ole, siis on väga kiire rattarada, et okei, siin on kurve küll palju, aga selles mõttes asfalt on hea. Okei, mõned need lamavad politseinikud on, kus peab ettevaatlik olema, et asendist välja ei lenda, aga sellegi poolest tõesti väga-väga ilus riik, rõõmsad inimesed ja väga-väga tore on siin olla. Kätte on jõudnud õhtu, lähen ujumisrajaga tutvuma ja selle jaoks pidin kõigepealt pangaautomaadi juurde minema, et sularaha välja võtta, sest muidu seal on ujumine keelatud, aga seal üks ujumis- või triatloniklubi korraldab siis ujumise, mis on lubatud ja see maksab 150 kohalikku ehk siis 20 €. Kätte ongi jõudnud juba õhtu ja käisin just ujumas siis selles kohas, kus meil võistlus toimub. Ütleme niimoodi, et alguses hüppasin vette, siis oli küll tunne, et mis see on tavaline veekogu, et ei ole siin hullu midagi. Kuna ma kardan taimi ja muid olluseid nii-öelda seal veekogudes, siis esimene ring oli tõesti huvitav, ütleme niimoodi, et väga palju on millimallikaid. Ütleme niimoodi, et ma ei ole elu sees nii palju millimallikaid varem näinud, et ujud ja siis üks hetk on ta sul siin kuskil käe all, siis ta on kuskil su jala juures, üks hetk ujusin, hingasin ette ja üks tuli täpselt üle näo niimoodi, et ma praegu tunnen, et midagi nagu kõrvetas. Et selles mõttes huvitav kogemus, ma ei ole varem sellise asjaga kokku puutunud. Vaat siis, sellised mu reisiseiklused olid, video on natuke teistmoodi üles ehitatud kui muidu. Kui sulle see video meeldis, siis jäta ikka pöödlaga teada, et oli vahva, sulle meeldis ja oli tore. Ja siis seda rohkem on mul motivatsiooni neid videosid teha, tee tuua oma seiklusi. Ja kui sa tahad ka teada, et näe, Kevin on jälle uue video pannud üles, siis pane ka seda subscribe'i nuppu ja seal kõrval seda kellukest, siis saad kohe teada, et no nii, Vabaorg on jälle midagi teinud. Aga selliste sõnumitega siin päeval lõpetame ja vaatame, mis siis järgmised päevad toovad. Olge muhedad ja näeme varsti. Tšau!